On taas kohvipausi aeg, nii et tere tulemast vaatama. Täna on meil üks päris tore ja huvitav teema, nimelt uut moodi koolitused, kui võib nende kohta nii öelda. Mina nendest ei räägi, selleks on mul siin külas seiklusfirmas 360 kraadi koolitaja Anneli Kikas. Tere Anneli. Tere Leho. Esimene küsimus, kui ma mainisin selle uut moodi koolitused küll ära, aga räägi endast ja räägi sellest oma rollist 360 kraadi meeskonnas. Ma olen olnud üsna pikalt koolitusmaastikul tegutsemas ja see, mis puudutab nüüd minu enda rolli 360 kraadi firmaga seotult, siis mina tulen mängu sellel hetkel, kui soovitakse lisaks sellisele mängulisele tegevusele ka mingisugust sellist mõtestatud tegevust juurde. Ehk et see tähendab seda, et mina teen siis selliseid koolitusi, mis on siis kombineeritud selline koolitus koos mänguga ja see on olnud tõesti hästi äge kogemus. Ahaa, me jõuame nende juurde õige pea lähemale, aga kuidas sa üldse jõudsid selle koolitusmaastikuni, kui nii võib küsida? Jaa, see oli aasta 2000, kui ma kunagi liitusin tollel ajal päris suure koolitusfirmaga Eestis ja tegutsesin selles koolitusfirmas 10 aastat. Seal oli väga põnev kogu see teekond. Ma alustasin nende materjalide kokkupanemise rollist ja lõpetasin siis koolitajana. Ja sellest hetkest alates tegelikult, ma arvan, ongi minu, kui nii võib öelda, siis hinge helisema pannud just see, mis puudutab sellist täiskasvanute koolitamist ja sellist arendamist. Et ma arvan, et ma olen erinevaid asju elus teinud pärast seda, aga see koolitamise ja arendamise teema on ikkagi see minu teema nii-öelda. Ma tulengi kohe järgmise küsimuse juurde, nii hästi jõudsid ise otsaga sinna, et mis sind selle juures siis kõige rohkem kõnetab, et miks neid meeskondi ja miks neid inimesi arendada? Võiks ka lasta ju ise areneda ja oma soodu minna ja see on alati ka valikuvõimalus. Ma arvan, et see on põnev lihtsalt, et seda on põnev näha kõrvalt, kuidas üldse see selline meeskondade arendamise maastik muutub, kuidas inimesed muutuvad, uued põlvkonnad tulevad peale, kuidas need inimesed omavahel hakkama saavad mingit ühist asja ajades ja see ei ole kaugeltki tänapäeval selline, nagu see aastal 2000 oli, eks, et see on lihtsalt olnudki hästi põnev ja köitev teema ja teekond. Lahe. Seda me vist näeme ise ka iga päev, et kuidas kellegiga juttu rääkida kas või, et see tõesti see põlvkondade erinevus on päris suur. Sa võid vastu väita või muga ka nõus olla, aga meie ise võib-olla tunnetame seda, et need meeskonna üritused on muutunud järjest olulisemaks ja kas sa tunnetad ka seda, et ettevõtted justkui täna tunnevad selle vastu rohkem vajadust, et korraldada meeskonnale tiimiüritusi, meeskonnakoolitusi kui selliseid, et mis on sinu nägemus sellest? Jaa, see on käinud niimoodi hooti, ehk et nagu ikka üles-alla käivad igasugused asjad meie elus, et siis samamoodi on koolitustega ka, et ega läbi aegade on kogu aeg ju tegeletud tiimide arendamisega ja neile uute väljakutsete pakkumisega. Ja siis aeg-ajalt tulevad sellised trendilained, et võib-olla nagu koolitused aeg-ajalt taanduvad tahaplaanile ja siis tehakse mingisuguseid muid põnevaid ettevõtmisi ja siis ikkagi jõutakse jälle selle koolituse pooleni tagasi. Et praegu on ka minu meelest just selline periood, kus isegi võib-olla selliseid klassikalisemaid koolitusi rohkem jälle tahetakse ja klassikalisem ei tähenda sellist kuiva mingisugust laua taga istumist, vaid pigem nagu sellist koosmõtlemist ja analüüsimist ja arutamist lisaks siis sellisele põnevale, atraktiivsele, kaasakiskuvale tegevusele. Okei, oled nii nõnda pikalt selles ka sees olnud, et kui sa mõtled viimaste aastate peale või selle perioodi peale, et mis sa näed, mis on siis meeskondade
toimimises, et kuidas nad üldse iga päev koos toimetavad, muutunud? No kui me võtame tänase päeva ja mõtleme tagasi aastasse 2020, siis nüüd siis ikkagi 6 aasta jooksul on maailm täitsa teiseks paigaks muutunud, alustades sellest suurest pandeemiast, mis meil oli ja siis igasugused muud keerulised olukorrad maailmas. Ja see on tegelikult inimestele ka palju sellist stressi tekitanud, see on võib-olla meid natuke nagu ärevamaks muutnud ja see paratamatult jõuab ka tegelikult sellistesse meeskonna energiatesse kaasa. Nagu ärev moment ja selline ärev tunne niimoodi ja võib-olla inimesed on vahel sellised labiilsemad ja nii edasi. Ja see ongi siis ka tegelikult see põhjus, miks just praegusel hetkel on oluline neid meeskondi rohkem koos hoida. Sest see aeg on ka meid õpetanud ju võib-olla nagu iseseisvamaks, sest vahepeal me ei saanudki üksteisega koos olla, me olime, igaüks tegime nii nagu oskasime oma kodukontorites ja see on ju paratamatult tänasesse hetkesse kaasa tulnud ja see ei ole mingisugune uus info, et väga paljud meeskonnad tegutsevad praegu sellisel nagu kaugjuhtimise teel, aga vaata, seal on nagu see aga nüüd, et kui need meeskonnad sellimaadi hajali tegutsevad, siis me oleme kõik sellised mõtlevad iseseisvad inimesed, me saame need oma asjad tehtud. Aga see energia, mis tekib just sellisest ühisest koos olemisest ja üksteise nägemisest, et see nagu kipub ära kaduma natukene praegusel hetkel ja see on ka nüüd see koht, kus me siis jõuame selle koolituse teemaks, et miks on need ühised tegemised seda enam olulised, kui me oleme tegelikult hajali. Ja siit võib-olla jõuamegi järgmise mõtte juurde, et aga kuidas siis need meeskonnakoolitused saavad nagu ettevõttel aidata oma eesmärke täita? No ma ütleks siis niimoodi, et tegelikult kõik saab alguse juhist või juhtidest. Ja meeskonnajuhi roll on hästi oluline roll just selles vaates ka, et kuidas me lõpuks need meeskonnad hästi toimekalt tegutsema saame. Sest juhi ülesanne on tegelikult ikkagi see sellise tunde loomine, mis tundega need inimesed tegelikult selles meeskonnas tegutsevad. Ja võivad osad inimesed öelda, et meil ei ole vaja seda tiilu-lilu, meil ei ole vaja neid meeskonnakoolitusi, meil ei ole vaja üldse üksteist näha, me saame oma asjad tehtud, me oleme piisavalt iseseisvad. Jah, me saamegi tehtud, aga jällegi ikkagi on see, et see selline kokkusidumine on ülioluline just selle energia võtmes, et mis tundega ma selles meeskonnas tegutsen, mis tundega ma oma tööd teen. Ja kas ma vahel olen ka valmis rohkem tegema, kui minult oodatakse. Ja ikkagi võtta see tunne, et ma jõuan selle tundeni, et see tunde loomine on hästi oluline ja kahjuks on tänapäeval niimoodi, et ma tööalaselt olen elu jooksul väga palju selliseid juhtide coachinguid läbi viinud, mis on sellised üks-ühele vestlused, tippjuhid, keskastmejuhid. Ja mõnikord ma näen seda, et juht kipub neid selliseid meeskonnale suunatud tegevusi läbi iseenda korraldama või siis hindama seda vajadust läbi iseenda. Et kui tema on selline inimene, kes väga ei vaja sellist koos olemist ja võib-olla ka sellist turgutamist, sellist head sõna õlale patsutamist, siis ta ise ka ei kipu seda tegema. Aga siin ikkagi ma nagu tahaks ka juhtide poole selles mõttes pöörduda, et ikkagi ära lähtu iseendast, vaid lähtu nendest inimestest, läbi kelle sa tegelikult oma eesmärke saavutad. Väga hea mõte. Ja meeskonnas ma ise tunnen ka seda, et ongi see, et kui see tiimitunne on nagu äge olemas, siis see on nagu meeskonnamängus, et sa oled üks osa ja kui sinu nupuke on tegemata, siis tunnevad teised pahasti ja tunned ise ka tegelikult ennast pahasti, et see justkui ei ole tehtud. Aga mis on ühe tugeva meeskonna selline oluline tunnus? Ma arvan, et see, et üksteist märgatakse ja nähakse, ja siin tuleb jälle see inimlik tasand ka mängu, et me võime niimoodi kolleegidena ju teada enam-vähem üksteise potentsiaali ja neid rolle ja nii edasi, aga see inimlik tasand just see jällegi, mida siis see selline
meeskonnakoolitus võiks ka võib-olla nagu seda tunnet tõsta, et see inimlik tunnetus teisest, et see hakkab lõpuks mängima hästi olulist rolli, sest et kui me tajume inimestena üksteist hästi, siis tegelikult see annab nagu sellise hästi hea platvormi ka selleks, et ka selliseid keerulisemaid aegu koos üle elada, ma ei tea, andeks sulle anda, kui sina midagi tegemata jätad või sina annad mulle andeks, et ma jätsin midagi tegemata. Ja just hiljuti oligi ühe keskastme juhiga tegelikult üks selline coaching'u vestlus ja tema ütles, et ta on pikka aega töötanud selles organisatsioonis ja nüüd tal oli oma tippjuhist ülemusega siis üks selline hästi avatud vestlus ja siis ta ütles, et tead, ma näen teda hoopis teise pilguga nüüd, et me natuke nagu avasime oma inimlikke pooli, rääkisime endast ka selliseid asju, millega me ei ole varem niimoodi üldse tegelenud ja me ei ole nagu rääkinud sellest. Ja see annab nagu nii palju sellist tunnetust juurde, et mul on teine tunne nüüd praegu temaga koos töötada. Väga lahe. Jõuame siis võib-olla nende 360 mängude juurde, millele on siis juurde pandud ka meeskonnakoolituse osa, et mis on sinu tunne ja arvamus, et miks see formaat nii hästi töötab? Me tegime, ma arvan, et me alustasime selle formaadiga umbes 10 aastat tagasi või midagi sellist. Ja oligi just, see põhjus oli see, et see mäng on, või need mängud, erinevad mängud on väga head meeskonnatunde turgutajad. Aga ometi oli see, et osad kliendid hakkasid küsima, et kas me saaks nagu mingisugust sellist arutelu osa juurde. Ja et siis ta nagu annaks veel rohkem sellist mõju võib-olla meie meeskonna tunnetusele ja sealt kuidagi see mõte sai alguse ja nüüd see formaat tõesti on väga hästi tööle läinud, ta on juba ammu tööle läinud ja ma täiesti ka neutraalselt sellise koolitajana võin öelda, et on selline tõesti selline asi, mida minu meelest iga meeskond võiks selle läbi teha, et just selle kombinatsiooni pärast. Saan aru, et seal on siis niimoodi, et on mäng ja siis samal, et seal on siis nii-öelda eellugu ja järellugu, aga kas oled seal mänguprotsessis ka kaasas siis? Jah. Meil on kindlad mängud, see valik on nagu laiem, aga mul on mingisugused sellised kindlad mängud, mida ma võib-olla ise alati soovitan koolitusele sisse pikkida. Ja need on pigem sellised koostöömängud, mitte sellise võistleva elemendiga mängud. Ja tõesti sinna siis see formaat näebki selline välja, et seal on alguses selline klassikalisem koolituse osa, kus me oleme ikkagi kuskil siseruumis ja arutleme võib-olla siis selle üle, et mis mehhanismid meid üldse käivitavad meeskonnas tegutsedes, mis on need meie oma meeskonna sellised eripärad ja vajadused, et mida ma üldse ootan ühelt meeskonnalt. Et kui mina näiteks tegutsen meeskonnas, mida ma sellelt meeskonnalt ootan. Ja siis seame ka mingisugused sellised väiksed sihid selle meeskonna mängu läbitegemiseks, mida me tahame katsetada, mida me tahame proovile panna enda meeskonnas. Ja siis tuleb tõesti see mäng, mis on enamasti on selline välitingimustes toimuv meeskonnamäng. Ja siis pärast seda me tuleme uuesti ruumi tagasi ja siis teeme sellise ikkagi lühikokkuvõtte, aga siiski mina olen selles mänguprotsessis ka alati sees, sest et nendes mängudes mina kuulen, mida need inimesed räägivad ja saan pärast väga hästi seda kõike ka siis nii-öelda siduda nende igapäeva teemadega pärast. Väga lahe. Oskad sa välja tuua, et mis inimesi sellise mängulise koolituse juures võib-olla kõige rohkem üllatab või milline see tagasiside on olnud? Võib-olla ikkagi see meeskonna fenomen, et nagu ma enne ka ütlesin, et me oleme juba harjunud tänapäeval hästi iseseisvalt tegutsema ja võib-olla me tunneta ära seda kasu, et mis kasu ma ikkagi saan sellest, et kui ma nüüd selle teisega siin nii väga palju pean nüüd siin seda koostööd tegema, et vahet pole, et ma teen oma asja ära. Aga sealt tulevad ikkagi väga hästi välja need momendid, kus nad ikkagi saavadki näha seda, et mis tunne tekib siis, kui ma nende väikeste tiimidega seal nii-öelda ringi kõnnin. Aga kui see väike tiim on ühe suure tiimi osa, mis meil tavaliselt ju ikkagi töökeskkonnas on, et me oleme mingites osakondades või üksustes, et siis mängus on ikkagi me imiteerime seda päris elu päris palju.
et siis kuidas siis mis tunne see tegelikult ikkagi on, et mõned meeskonnad peavad seda isegi uuesti täitsa nagu meelde tuletama, mis tunne see teiste inimestega koos tegutseda on. Et need on nagu päris toredad sellised avastused. Et siis see vastab tõele see mõte, et inimesed õpivad kõige rohkem läbi kogemuse. Päris kindlasti, ma olen absoluutselt 100% selles klubis. Ja. Väga lahe. See võib-olla siia juurde, et mis need nii-öelda tagasisided on olnud või oskad sa välja tuua, et mida siis, ütleme, kui see mänguline koolitus on läbi saanud, et mida inimesed on otse öelnud, et ma ei tea, et me nüüd alles saame aru, kuidas me töötame ja toimetame. On sul mõned näited, et just siuksed nagu inimlikul tasandil? Ma olengi näinud neid reaktsioone seal lõpus, et kui me teeme seda kokkuvõtet, siis üks mäng on suurendame käivet. Seda saab modifitseerida natuke teise pealkirjaga mänguks ka, aga ütleme, see sisu jääb laias laastus samaks. Vot see on minu meelest nagu supermäng, ta nagu nii mitmekihiline ja seal täpselt saab selle tunde pärast kätte, et seal on nagu mingid punktid, kus sa ei saagi muud moodi neid ära lahendada, kui sul on vaja luua kontakt kõikide teiste väikeste tiimidega, kes kuskil ringi liiguvad. Ja pärast öeldakse, et vaat näed, et tegelikult isegi üldse ei oleks arvanud seda, et see tulemus tuleb niivõrd palju suurem tänu sellele, et me ikkagi omavahel suhtlesime, et me omavahel aitasime üksteist. Ega on olnud ka vastupidiseid näiteid. Ma olen ka näinud ühte mängu, kus meeskonna juht hakkas nagu vastu töötama meeskonnale, et ütles, et ma just ei ütle teile midagi, et otsige ise. Et see oli siuke nagu mitte nii positiivne näide. Aga jah, et just see tunde kätte saamine, et nad tulevad, nagu nii see mäng on selline hästi tore selles mõttes, et kui sa seal väljas liigud, siis sa saadki, meie need heaoluhormoonid hakkavad ju toimetama kehas värskes õhus liikumisega ja siis nagu nii tuleb see hea enesetunne ja siis veel, kui sa saad nagu mingisuguse sellise väga hea tulemuse kokku selle kamba peale, et siis kuidagi see tõstab ikka meeskonda ikkagi väga palju. Väga tore. Võib-olla lõpetuseks ma küsiks sult üks või suisa mitu mõtet, kuidas sul tuleb, et mida iga juht või oma tiimijuht võiks homme oma tiimi jaoks näiteks teha? Jah, ma arvan, et juht võiks alustada sellest mõtlemisest kõigepealt, et mõtle selle peale, mis tunnet sa oma meeskonnale lood. See keskkond, töökeskkond, mida sa lood, kõik see tunnetus tegelikult hakkab lõpuks sulle endale nii-öelda tagasi tooma. Ehk et see tunde loomine on hästi oluline ja tunde loomist võib läbi erinevate vahendite ju tekitada, et sa võid seda teha nii-öelda läbi materiaalsete vahendite, aga mina ütleks niimoodi, et see päris tunne ei teki üldse seoses materiaalsete vahenditega, vaid vastupidi. See tekib tegelikult sellest inimkogumist nii-öelda, kes siis meie ümber on, kui me teeme tööd ja juhil on hästi suur mõju selle üle, et mis kultuur meil on, kuidas me omavahel asju ajame, kuidas minusse suhtutakse, kas ma olen sulle oluline, kui ma oma tööd teen, kas sa suudad mulle seda vahel ütlema tulla, et kuule, et see tuli hästi välja. Ja läbi selle tegelikult, kui sa hakkad nagu mõtlema selle tunde loomise peale, ma arvan, et siis sa mõtled ka selle välja, et mis on need sellised hoovad läbi, mille sa saad oma meeskonnale sellist mõnusat positiivset tunnet tekitada. Ja ära lähtu iseendast, lähtu nendest inimestest, kes su meeskonnas on, et see on, ma arvan, kõige olulisem. Aitäh sulle. Nii et tõesti sõbrad, kellel on hetkel sellised mõtted plaanis või lähitulevikus, siis tegelikult Anneli on see inimene, kes 360 poolt oskab nõu anda, kuidas need koolitusosa ja siis mänguline osa vahvalt kokku siduda ja teha üks vahva päev, mis kasvatab siis mõnusalt meeskonnatunnet. Igal juhul aitäh sulle, Anneli. Aitäh, Leho. Ja meie juba kohtume järgmisel kohvipausil.